Proua Silves, mul on väga hea meel tervitada teid meie tagasihoidlikus saates ja ma saan aru, et see teie kätel, see halli oivaline olevus on teie viimase aja suurim ja õnnestunuim investeering. Jaa, see on küll vist maailma parem kass. Jaa, tema nimi oli? Rufina. Ja tõug on tal Pärsia tõug, jah? Jah, ta on Prantsuse Pärsia tõug. No ma arvan, et selline olevus annab nii mõnelgi puhul palju suuremat tuge ja seltsi kui inimesed. Küll. Ma olin just hiljaaegu haige siin ja mul olid rinnus valud. Kass tuli mulle valuliku kohta ja nur, tahab, et mul see valu ära läheks ja päris tõsiselt. Meil on memm juba oma liigese põletikust tänu temale lahti saanud. Tõsi, jah? Jaa. Aga muuseas, tal on olemas ka niisugune staarikompleks. Kuni me seda intervjuud ootasime, ma püüdsin teda ka paar korda silitada ja siis ta kadus ühesõnaga sellise näoga, et ära mind rohkem käperda. Ta on üldse väga edev. Ta tuleb meil magamistuppa, meil on üks sein peeglid ja lagipeeglid. No ja siis ta läheb sinna voodi peale ja siis ta vaatab ennast kõigist 3 kaanest, et kui ilus tema siis on. Proua Silves, kui rääkida nüüd nii-öelda tõsisematel teemadel, siis te olete seoses nende intervjuudega, mida te andsite oma firma 5. aastapäevaga seoses ähvardanud ja toonud esile ka sellise mõtte sellega, et te kavatsete üldse loobuda aktiivsest businessi tegevusest ja hakkategi siin istuma oma imeiluses kodus ja tegelema loomade ja kõige muuga. On see siis tõesti nii või see oli lihtsalt emotsionaalne naiselik nõrkuse hetk ja ähvardus? Ei, ma tõesti kavatsen viimast aastat teha tööd. No ma mõtlen seda, et minu aeg ja tervis ja kõik see vaev ei tasu ära, et liiga noorelt surra. Ja ma mõtlen seda, et mul on küllaltki võimekas meeskond ja nad saavad, ütleme, et 95. aastal selle tööga ise ka hakkama. Ega ma muidugi täitsa nagu tööst eemale ei lähe, kuid ma intensiivsest firma juhtimisest lähen eemale. Ma muidugi juhatusse jään ja jaaks ja pakk on nagu minu käes, aga eks näitab, mis tulevik toob. Võib-olla, et ma lähen mingile muule alale. Mis ala see võiks olla? Las see jääb saladuseks. Sellest me veel kuuleme. Sellest te veel kuulete. Proua Silves, kas teil on olemas tõesti inimesed ja kas teiesugustel inimestel saavad üldse olla kõrval inimesed, keda te absoluutselt usaldate? Ma tahan rääkida ausalt. Mul on 2 inimest on sellised, keda ma saan absoluutselt usaldada. Aga ülejäänud kollektiiv, suurem enamus mehi, kes minuga koos on, need on täpselt samamoodi ääretult usaldatavad inimesed. Aga see on 5 aasta otsimise tulemus. Nii et mõelge ise, kui vähe neid on üldse vabariigis. Te olete personali üldiselt palju vahetanud? Mul on 3. meeskond. Andestate teie inimestele nende eksimused kergelt või raskelt? Oleneb eksimusest. Kui näiteks eksimus on tehtud sihilikult oma kasu eesmärgil, siis ma ei andesta kunagi mitte midagi. Kui on näiteks haiget tehtud sihilikult, ma ootan oma aega. Aga kui on näiteks ta oma eksimusest ise aru saanud, siis ma andestan kohe see samas. Nii et ma tunnetan, et ta on selle omaks võtnud ja hingeliselt nagu aru saanud, et ta on eksinud. Kellega on teil üldiselt lihtsam reeglina asju ajada, meestega, naistega businessis? Meestega. Miks? Teate, naised on hoopis teistsugune prototüüp, mehed teistsugune. Mehed on nad igasse pisi asja nagu ei süvene ja neid ei huvita pisi asjad. Aga samal ajal ka meeste vahel on intriigid ja muidugi see on küllaltki, ütleme, et isegi üllatus minule, sest mul ei ole nagu aega nende intriigidega ja need intriige vahendada, siis ma lihtsalt otseselt lõpetan need korra pealt. Aga naistega, naised ju teavad ise, et naistel on perekonnad, naistel on riided, kauplused, jalanõud, lapsed,
naabrimeest, muud silmarõõmud ja siis tuleb kõige lõpuks sinna töö. Ja muidugi tegelikult me maksame küllaltki hästi palka ja kui kõik need asjad tulevad ettepoole, no siis muidugi ei tahaks nagu töötada sellise naisega koos. Proua Silves, olete te nõus sinna kaamerasse ütlema teie arvates selle summa, mis on niisugune, mis oleks normaalne palk tänases Eesti Vabariigis, millest oleks võimalik ära elada? Milline summa see teie arvates võiks olla? Ma arvan kuskil 15-20 000 krooni. Siis saaks normaalselt ära elada üks inimene, nii et ta ei pea igat kopikat arvestama. Kas te ise olete muuseas suur laristaja? Oleneb asjast. Vahest küll. Aga seal samas näiteks ma omale riideid võib juhtuda nii, et ma aasta jooksul ei osta mitte ühte riiet ja ma võtan kapist välja riide, mis ma ostsin 5 aastat tagasi. Sest ma armastan ühte ja samad riiet mitte iga päev kanda ja üsna harva kanda ja siis see riie ei vanane kunagi. Rufiinia on juhtunud eriline asi. Ta tuli minu kõrvale ja ei olegi enam solvunud mu peale ja nüüd hakkab ta seda mikrofoni juhet katki närima parajasti. Fantastiline. Nii et ei ole selles mõttes tähendab, kuidas kunagi? Kuidas kunagi? Ja näiteks mul mees riideb minuga, et no miks sa ostad seda? No näiteks me ostsime elektronmängu. Aga ma ostsin väga kavala mõttega, sest ma võin 3 kuud olla vähe rahulik, et minu asjadesse oma nina ei topita. Aga üldiselt on teil, proua Silves, mõnikord elus ette tulnud selliseid hetki, mil te tahaksite midagi, ma mõtlen muidugi viimastel aastatel, midagi osta, aga te ei saa, sest teil lihtsalt ei jätku selleks raha. Ei ole. Mis te arvate, kas see on teie õnn või õnnetus? Teate ausalt öelda, võib-olla ütlen isegi, et õnnetus, sest näiteks ma olen palju mõelnud, mul kõik tahavad näärikinke nagu teha. Ma ei tea, mida kinkida, ülesta kinkida. Sest teinekord ma tunnen väga väikesest asjast rõõmu ja võib-olla et nende suurte asjadena nagu silmapiirile tulek või see suured rahad, see varjabki selle väikese asja ära, millest sa võib-olla tunneksid palju rohkem rõõmu kui nendest suurtest asjadest. Et see võime on teil veel säilinud väikestest ja lihtsatest asjadest rõõmu tunda? Jaa, on küll. See on suur asi, suurte asjade kõrval. Jaa, seda küll, aga ma ütlen, et ega need suured asjad need väga väsitavad. Sest tegelikult ma arvan, et kui te oleksite minu nahas, ega te ei tahaks ka olla. Vaevalt küll. Iga päev hakkad ühest ja samast asjast peale, täpselt nii nagu lasteaias. Ütle ühele jukule, et seisa sina siia, mann sina seisa sinna ja nüüd hakkake siis korraga jooksma või tehke astuge 1 samm või 2 sammu, täpselt päev-päevalt kogu aeg on niiviisi. Ja kõik vaatavad ammuli suvi teile otsa ja ootavad tarke käsklusi? Ei, nad ei vaata ammuli suvi otsa, aga nad ei taha riskida. Nad teevad kõik selle valmis selle momendile, kui on tarvis otsustada. Ja vaat siis see otsustamine. Aga mil määral olete teie riskija tüüp? Kas te olete riski näiteks nõus panema mingisugusele kaardile kõik selle, mis teil on? Ei. Ma pean täpselt siis teadma, mis ma saan tagasi. Risk peab olema garantiiga? Jaa, täpselt. Nii et ma pokkeritega kaarte ei mängi üldse. Aga kui ma mingisugusele ärile panen oma riski, siis ma pean täpselt teadma, palju ma saan kasu ja kui kiire ajaga ja missugused on kaotused võimalused. Kas on neid inimesi palju, kellel te olete businessis naha üle kõrvade tõmmanud? Ei ole. Teil on nahka üle kõrvade tõmmatud? On. Sellepärast ma võib-olla olengi selline. Esimene kord tõmmati mun nahk üle kõrvade, teist kord enam ei õnnestunud. Aga 5 aastat on täis ja ma olen kannatanud oodata 5 aastat ja ma leian ta. Tõmmati ka nahk üle kõrvade $870,000.